Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Tänasel juuli keskpaigas oleval päeval on paslik rääkida mõningatest juulikuistest tehnikauudistest, mida me ei ole oma saadetes veel kajastanud ja loomulikult olema selleks kutsunud endaga uudiseid lahkama meie tehnikaekspert Indreku. Tere! Tere hommikust! Ja mina olen Meelis Väljamäe ja alustame loomulikult kõige põnevamatest asjadest ja need on või asjadest, millest meie kliendid kõige rohkem kuulda tahavad ja mitte ainult meie kliendid, vaid inimesed üldiselt ja need on uued telefonid. Millegi pärast telefonil on see kõige populaarsem tehnikapidin tänapäeval. Kell on ka natukene kõrvaklapid, aga kuidagi telefonid, eriti kui see on iPhone, siis see tekitab inimestes sellist ootusärevust, aga iPhone'idest meil veel juttu ei ole, sest et nende uute mudelite saabumine on veel mitme kuu taga, aga on tulnud ja või tulemas paar sellist natuke teistsugust telefoni ja esimene neist on siis Xiaomi 12S Ultra ja üldse 12 seeria. 3 mudelit on seal, aga Ultra on nagu selline, millest peaksime võib-olla rohkem rääkima, sest et tegemist on ühega väga vähestest telefonidest, millel on siis ühetolline pildiandur. See võib-olla ei ütle väga palju, aga tegemist on siis sama suure pildianduriga, kui on sellistes päris korralikes ja kallites kompaktkaamerates, ehk teoreetiliselt ta peaks tegema superhead pilti ja sellise sensoriga kaameraid on väga vähe, eks ole, et paar üksikust siin Sonyl on olnud ja teistel mõned Panasonic tegi kunagi. Ja teine asi, mis selle Xiaomi puhul on nagu huvitav ja mis võiks arvata, et see kaamera võib väga hea olla, on see, et tarkvara ja see pildi kvaliteet on tuunitud siis Leica abil. Leica on siis suur saksa kaameratootja, väga legendaarne ja teises maailmasõjas väga suuri kuulsaid pilte pildistati just Leica kaameratega. Väga hea optikatootja. Just. Ja Leica teadmiste abil on siis see pildi kvaliteeti parandatud ja varem tegi Leica koostööd Huaweiga, mis praegu tänu sanktsioonidele enam siin Euroopas eriti telefone ei müü ja sellepärast ilmselt ongi Leica otsinud nagu uut partnerit, kus oma teadmisi siis nii-öelda telefoni maailmas ka rakendada ja loomulikult leidis selle Xiaomi näol, kes on siis hetkel üks maailma suurimaid telefonitootjad, eks ole, Apple, Samsung ja Xiaomi on kõige suuremad. Ja mõnes mõttes loogiline, eks ole, et ega Leica tahab ka ju teha koostööd firmaga, kelle telefonide peal oma logo laiemalt näidata saaks, eks ole, miks mitte teha siis kellegi sellisega, kes abi vajab, et ilmselt Apple ja Samsung väga abi ei vaja selle koha pealt ja samas, kes nagu väga piisavalt kogus müüb, et neid seda Leica nime nagu miljoni inimesed näha saaksid seal telefoni taga, eks. Ja vaadates Huawei sellist ajalugu Leicaga, siis tegelikult sellest oli nagu palju kasu, et päris tihti on see, et võetakse see tuntud fotofirma bränd ja pannakse sinna telefonile peale ja egadast nagu väga palju kasu ei ole, lihtsalt nime pärast. Aga Huawei Leica koostöös tegelikult peale selle, kui ta koostöös hakkas, läks Huawei pildi kvaliteet ikka telefonidele märgatavalt üles. Et ootan, et Xiaomiga juhtub sama, mitte et Xiaomi kaamerad nagu varem oleks kehva pilt teinud, eriti just kallimas hinnaklassis, aga siiski siin Pixel, iPhone'id ja Samsungid tegi tipptasemel ikka veidi paremat pilti ja nüüd, kus neil on nagu selline tohutu suur sensor, mis väga palju valgust püüab ja samuti siis Leica abi, siis ma usun, et need pildi kvaliteet läheb kõvasti üles. Jah, siin telefonil ju peale, ekraan on juba valmis, just. Akud on ju valdavalt ju valmis, neid enam pole suuremaks tehtud ja praegult ongi just see fotopool, mida üritatakse või siis tahetakse ja parendatakse meeletult palju ja see ühetolline sensor nüüd sellel telefonil ja Leica optika selle juures, see astub, ma arvan, siin kõigile tipptootjatele nii tugevalt kandadele, et selle foto tegemisega püütaksegi nüüd siis selle telefoni puhul nii-öelda seda klienti uuesti jälle telefoni vahetama tuua. Just. Et saaksid nii ilusad, kuna foto tegemiseks on sul tihti ainult üks võimalus. Just. Ja saad selle momendi korraga ära nii-öelda, või saad selle kõige ilusamal kujul siis kohe nii-öelda purki püüda. Just, et teist võimalust ei pruugi tekkida, eks ole. Just. Kuna need andmed on täiesti tipptasemel ja üritavad konkureerida siis selliste tipptegijatega, siis ka hind näitab sama asja, et see Euroopas ta veel ei ole välja kuulutud, praegu hetkel on ta müügil siis Hiinas ja ilmselt tuleb ka siin lähikuudel Euroopasse, aga me ootame ikkagi seda, et ta jääks 1200 euro kanti, mis tähendab seda, et on ikkagi Galaxy S22 Ultra ja iPhone 13 Pro Maxiga ühes hinnaklassis, eks ole, et päris tipptasemel hinnaga ka.
kõigil ühtemoodi, kõik on kunagi alustanud, on need, nagu hinnakad tulid ju, hakkasid ju päris soodsalt pihta. Just. Ja nüüd näed, siis tipud on, muidugi eks tehnika on ikka ääretult vinge seal sees. Just nimelt, eks nad üritavad ka, et mitte olla selline odav alternatiiv, vaid pigem nagu sama kvaliteeti pakkuv ja siis võib-olla midagi enamat pakkuv sama raha eest, eks ole. Ja kui sa rääkisid ennem, et ekraanid on samad, siis siin on samamoodi, et on 6,73 tolline 120 Hz OLED ekraan, mis on selline andmete rida, mida näeb nagu järjest rohkem ja mis tähendab tegelikult ilmselt seda, et tegemist on Samsung ekraaniga, nagu paljudel tootjatel, praegu telefonitootjad ise ekraane ei tee, on kasutus Samsung ekraan. Ja mille poolest Hiina tootjad on erilised ja Xiaomi samamoodi on, eks ole see, et tal on siis 67-vattine juhtmega laadimine, mis peaks see suure aku täis laadima umbes poole tunniga ja 55-vattine juhtmevaba laadimine, mis on nagu eriti uskumatu. Eks? Jah, see juhtmevaba on tõesti täitsa müstika, et kui kasutan ise Samsungist on äkki 15 vatti maksimaalselt. Ja siis kui autoga sõidad, autos on olemas juhtmevaba laadija ja on juhtmega laadija. Ja siis kuna see juhtmega laadimine käib autol, nii-öelda Android autoga kasutades, siis käib ikka ka suht aeglaselt ja kõrval on ka kiirlaadija, siis see 60 või see 55 vatti, mis oli 55 vatti, jah. See tundub ikka tõesti ulme kiire võrreldes, mul pole isegi tavatelefoni juhtmega laadimine nii kiire, kui sellel on juhtmevaba laadimine. Just. Et väga vinge. Tegelikult ongi ju see, et minul näiteks on Samsungi telefon, mis ka vist laeb maksimaalselt 15 vatti pealt, aga laadija on selline vanem, mis on vist 10 vatti maksimaalselt, võib-olla isegi 5 ja siis ma päris tihti viitsi seda isegi kontoris siin laua taga juhtmevabalt laadida, sest et juhtmega laadimine on nii palju kiirem lihtsalt. Ja ootame hoolega, et siis ka teistel tootjatel see kiire juhtmevaba laadimise tugi tegelikult areneks. See on nagu natuke probleem, esiteks on see, et selleks, et ta liiga kuumaks läheks, peab seda aktiivselt jahutama, eks tal on seal laadijal ventilaator sees, mis võib natuke müra teha, eks ole, nagu ikka ventilaator sahiseb natuke. Ja loomulikult mõlema selle laadimist kiiruse puhul on piirang see, et Xiaomi kasutab oma tehnoloogiat, mis tähendab seda, et peab olema kindlasti Xiaomi enda nii juhtmega või juhtmevaba laadija, et see kiire laadimine töötaks. Ta toetab ka kõigi teiste USB-C laadijatega või USB-laadijatega üldiselt, aga siis ta ei pruugi selle 67 vati pealt laadida ja siis juhtmevabalt samamoodi, eks ole, kui sa paned tavaliselt Qi-laadija külge, siis ta laeb 15 vati pealt, mitte 55-ga. Xiaomi näiteks, ma ise kasutan oma Samsungi S22 Ultra laadimiseks, kasutan Xiaomi seda nii-öelda toalaadjat või siis seinalaadjat, millel on maksimumvõimsus on 65 vatti ja ostsin just selle pärast, et ta on mõnusalt väike kompaktne, häält ta ei tee, olen kuulanud, aga ma saan sellega ka läppareid laadida. Et ongi nagu siuke hübriidlaadija, kui Lenovo'l endal on see USB-C laadija, on siuke päris suur kobakas, mõlemas otsas on juhtmed, üks läheb seina, teine arvuti külge, vahepeal on siis adapter, aga see Xiaomi pisiki valge laadija on täitsa ulme asi, et suht soodne, aga laeb väga-väga kiiresti. Minul on sama asja jaoks kodus, nii-öelda kodukontori nurgas, siis on Satechi laadija selline laualaadija, millel on 4 pesa, 2 USB-C-d ja 2 USB-A-d ja see suudab ka, ta on mis kokku 75 vatti ja siis sellest ühest USB-C-st suudab ta korraga 65 välja anda, nii et ta suudab samamoodi mu läpakat laadida, telefoni laadida, tahvlit mul ei ole, võis ka tahvlit laadida ja tegelikult see kõrvaklapp, eks ole, et põhimõtteliselt nagu ühe laadija kõik asjad on, et see on tegelikult väga mugav. Ja ta on piisavalt kompaktne, et kuskil reisil on vaja kaasa minna, siis saab ta kaasa võtta just selle eesmärgiga, et on olemas väiksemaid 1-2 pesaga, eks ole. Aga see on just selle jaoks, et kui ma tahan tõesti nagu mitut asja korraga laadima panna, siis ma saan ühe laadiga hakkama, et selles mõttes on ta nagu hea mugav kaasa võtta. Aga kui me rääkisime siin sellest, et Xiaomil on see hind on nagu ikkagi päris kallis ja selline teiste konkurentidega võrreldav, siis tegelikult ega nad siis ainult seda ei tooda, et nad tegid ka, lisaks on Xiaomil odav hinnaga siis väga palju erinevaid telefone, aga selles Ultra või selles 12S-seerias tegid nad siis ka tavalisi 12S-i ja 12S Pro, mis on siis natukene soodsamad. Pro on täpselt sama ekraan, mis seal Ultral ja S-il on siis väiksem 6,28 tolline ekraan, aga kõik nad on 120 Hz ehk siis peaks olema sujuv liikumine selle ekraani peal. Ja põhivahe ongi selles siis, et teistel on tavalised, väiksema sensoriga ehk siis sellise üsna sarnasega teistel tavalistel kaameratel, need hinnaklassid jäävad ka sinna nii-öelda tavaliste tipptelefonide hinnaklassi, ehk sinna kuskile 500 ja 1000 vahel, sõltuvad siis mudelist, eks ole. On tulemas siis Euroopa turule nad ilmselt siin suve jooksul, võib-olla maksimaalselt sügisel, mis tähendab tegelikult seda, et äge on näha, et tuleb nagu konkurents ikkagi juurde ka tippklassis, et Huawei see kunagi oli, nemad on läinud ja sellisele meie turul Apple ja Samsungi
kaksikvõimule tuleb mingisugust vaheldusest, Google Pixel on ka tegelikult, aga kuna seda Eestis Google ei paku ametlikult vähemalt, siis vähemalt on nagu asi, mida võiks võib-olla alternatiivina vaadata ja tundub, et seal nagu ikka tehnilist arengut on päris kõvasti tehtud. Just. No sisu on ju kogu aeg hea olnud, aga see kaamera pool saab nüüd sellel 12S Pro'l ikka või Ultral ikka ülipõnev olema. Just, ja kaamera on kõik keerulisem asi, mida telefonis teha, eks ole. Kõik muu on väga lihtne toota tänapäeval või lihtne on suhteline mõiste, aga tegelikult läheb veidi keerulisemaks ka see alati või järjest, et kui vanasti oli nagu üks sagedus, millega telefon pidi mobiilivõrgus olema, siis nüüd 5G ja 4G ja 3G ja lisaks nendel erinevatel G-del on siis erinevad sagedusalad ja need antennide ehitamine või disainimine on tegelikult päris keeruline, aga kaamera tegemine on veel keerulisem, nii et selle hea kaamera tegemine, just kaamerat oskab igaüks teha, aga head kaamerat teha on päris karm. Ja muidugi, kui nüüd kogu sellele jutule siin kõrvale, kes on vahepeal vaadanud või vaatab ka selle 12S Ultra pilti, siis muidugi see kaamera nii-öelda klots telefoni taga, see näeb ikka äärmiselt massiivne välja ka. No ta näeb ka välja nagu kaamera, eks ole. Näeb välja nagu täpselt nagu fotoka objektiivi siis nii-öelda esimene osa, et ta on ikka meeletult suur, kus siis teised nii-öelda need teleobjektiivid ja makrod on ehitatud siis ümber selle rõnga sinna sisse. Ja siis keskel on ühe tollise sensoriga objektiiv. Jah, et kui sa võtad kätte tagant, siis alguses tundub, et tegemist on fotokaga, mitte telefoniga. Jaa, ta ongi tagantpoolt, natuke meenutab kunagi ühte Samsungi mobiili, mis oligi hübriid digifotokaga. Millel oli füüsilise zoomiga kaamera, just oli zoomiga fotokas, oli kaks asja olid ühes koos, parajalt pontsakas asi, aga pildid oli tead. Täpselt. Ja kui me juba telefonist rääkisime, siis võib-olla räägime korraks ühest teisest telefonist, mille kohta me tegelikult ei tea, kus ta Eestisse tuleb, me teame, et ta tuleb Soome ja kuna Soomest hakkab Elisa müüma, siis võib juhtuda, et ka äkki Eestis hakkab Elisa müüma ja võib-olla hakkavad ka nad ikkagi pakkuma nagu meie või kellegi sellise iseseisva müüja kaudu, et mitte operaatorid kaudu. Elisa vist tegelikult müüski ju näiteks ka OnePlusi esimesena just ametlikult meil. Teistele, ma ei tea, kas üldse käis ametlikult teistelt läbi või mitte. Elisa oli see, kes oli. Jah, operaatorite puhul Elisa oli jah, et oli see põhiline, neile üldse meeldib sükust nagu katsetada teiste alternatiivsete asjadega ja vaadata, kuidas see rahvale meeldib. Nothing Own on saanud hästi palju meedia kära viimase nädala-paari jooksul ja nad näha, et nad oskavad teha nagu väga hästi oma turundust, et tegemist on siis Carl Pei, kes ongi OnePlusi looja uue brändiga, eelmine aasta nad tulid kõrvaklappidega, mis on naljakas koht, kus alustada võib-olla lihtsam muidugi telefoni teha. Ja nüüd on siis neil telefon ja tegelikult on tegemist sellise üsna tavalise Androidiga telefoniga ja ega seal väga midagi erilist ei ole. Eriliseks on teinud sellist tagakülg, mis on läbipaistev klaas on peal, all on siis sellist paljast metalli natuke näha, mis võiks jätta siis huvitava mulje ja siis tagaküljel on hästi palju erineva kujuga LED-lampikesi, mis siis näitavad valgust, kui tuleb kõne sisse või mingi teavitus või mingite muudel juhtudel, et töötab ka mingil määral mingisugust taskulambi moodi asjana. Ehk siis see on nagu see, mille poolest nad erineda üritavad, et disain on natukene teistsugune. Kui sa sinna mingisuguse kesta või mitte läbipaistva ümbrise peale paned, siis see eelis on kadunud. Siis pole kasu jälle. Just. Aga püüavad nii-öelda pilku, natukene teevad selle telefoni nagu välimust või visuaali nagu muudavad oma nende valgusefektidega, et torkaks võib-olla paremini silma, et jälle, et nagu enne me ütlesime, et ekraanid on valmis, akud on valmis, nüüd pead kuidagi selle telefoni enda silmapaistvamaks tegema, et Huawei teeb ääretult vinge kaamera peale ja Nothing Phone'il siis üritab nüüd oma selle pool läbipaistva korpusega ja selle natuke teistsuguse korpusega silma. Jah, mina arvan, et kui sa tahad tänapäeval teha erilist ja silmapaistvat telefoni, sa pead tegema selle volditavaks, nagu Samsung teeb. Ehk siis see on nagu võib-olla ainuke variant, kuidas praegu erineda ja ilmselt siin augustikuu jooksul me näeme ka tegelikult Samsungi järgmisi Foldi ja Flipi võib-olla kuu aega ongi jäänud, eks selle ajani, kui me neid näeme. Erinevad infokilde juba tuleb siit ja sealt väiksed lekkeid. Just. Ja Nothing Own'i puhul on see, et vaadates nagu andmeid, siis andmed on nagu head ja mille poolest on eriline on see, et selle hinnaklassis ega praktiliselt keegi teine ei paku juhtmevaba laadimist, et tal on siis samamoodi 15 vattine juhtmevaba laadimine.
ja teine asi, 33-vatine juhtmega laadimine, kui ma vaatasin nagu andmeid, tal on see 778 pluss Snapdragon protsessor, mis on praktiliselt identne Samsungi Galaxy A52s 5G-ga võrreldav. Kaamera on Samsungil lihtsalt natuke parem, seda muidugi ei oska öelda, andmete poolest tundub, aga tegelikult kuidas see pildi kvaliteedi vahe on, seda me saaksime teada, kui ise prooviks, eks ole. Või keegi teine prooviks ja jagaks. Aga nagu vahe on pigem selles, mis räägib natukene võib-olla see Nothing Phone'i kahjuks, on see, et see Samsungi telefon lisaks Samsungi tuntud brändile ja tuntud kvaliteediga järelteenindusele on Samsungi telefon kõvasti odavam, et on natuke üle 300 euro ja see Nothing Phone hakkab maksma seal pea 500 eurot, siis kas ainult selle põneva välimuse ja juhtmeva laadimise pärast nagu 150-200 eurot juurde maksta on mõistlik, see on juba omaette küsimus, mida peab siis iga inimene ise vastuse leidma. Kus minu arust näiteks, mis on üks Samsungil, on üks oluline lisa on see, et mis Nothing Phone'il ei ole, on IP. Just, IP67 on ehk siis veekindlus, mis on Samsungil olemas. Enamus mudelitel nüüd juba on vähemalt IP67, nii tolmu kui vee vastu, et võid põhimõtteliselt teda ka tööle kaasa vedada, siis millegipärast on see number on Nothing Phone'il juba väga väikene, et IP53, et see on ainult nii-öelda splash proof, ehk siis natukene võib midagi peale pritsida, aga päris vette taga minna ei või, et seda ta ei kannata. Noh ja siis loomulikult lisaks see, et kui selliseid soodsamaid telefone ostetakse päris palju lastele, siis Nothing Phone'i puhul on ikkagi see, et tagakülg on klaasist, eks ole, mis on küll võib-olla ilus ja näitab siis seda taga olevat need tulukesi ja seda huvitavat disaini, aga samas ta on õrnem kui see Samsungi selline polükarbonaat, mis on tugevast korralikust plastikust tehtud ümbris, mis võib-olla ei näe nii ilus välja, aga kui sa tal ümbris nagu nii ümber paned, siis pole vahet enam, eks ole. Ja kui sa paned talle läbipaistva ümbrise peale ja ta on värvilise taustaga, Samsungil on 4-5 erinevat värvilist sellist korpust, siis tegelikult läbi selle läbipaistva ümbrise jääb mulje, et tegemist on klaasiga, sest et ta lihtsalt tekitab sellise läike sinna peale. Et siis ei saagi aru välja kaugelt, et tegemist on plastikkorpusega. Aga plastikkorpus on kohati, eriti nendele, lastele, kes kipuvad hooletult käituma ja maha loopima, on tegelikult ohutum selle koha pealt, et mõrasid ei teki sinna sisse niisama lihtsalt. Jah, ta nagu andestab kasutaja vigasid rohkem. Just. Et selles mõttes on huvitav telefon, või huvitav on just see, et kui paljud on saanud nagu tähelepanu meedias, aga võib-olla veidi liiga palju, eks me näe, kas see ka siia Eesti turule jõuab, aga seni on meil olemas siin varem mainitud Samsungi telefoni näol näiteks täiesti väärline alternatiiv, mida võiks võib-olla asendamiseks hoopis kaaluda, eks ole. Ja võib-olla lähme siit edasi heli juurde, et meil on 2 nagu sellist huvitavat heliga seotud uudist. Esimene on see, et Sennheiser hakkas tegema koostööd, Netflix hakkas tegema koostööd Sennheiseriga, mitte vastupidi, või Sennheiser Netflixiga. Me ei tea täpselt, kuidas. Ja kummale lähedes ja pakkus, siis Sennheiser on selline tehnoloogia nagu Ambeo, millega nad on teinud oma soundbare, mida on üsna palju kiidetud ja mis tekitab siis virtuaalse ruumilise heli, ehk siis tegelikult kõik soundbared üritavad seda teha, aga väidetavalt on see Sennheiseri tehnoloogia nagu eriti hea ja oskab nagu siis tavalisest kahekanalisest signaalist, eriti kui sinna kahekanalisest signaali sisse on peidetud mingisugune ruumiline heli ära, nii et sa kõrvaga seda ei kuule, kui sa vastu tehnikat ei ole, näiteks Dolby Atmos või vanasti Dolby Pro Logic oli, eks ole, nüüd on Atmos, mis on parem. Ja tekitab sellest siis päris efekt ruumilise heli ja nüüd on võtnud siis Netflix Sennheiseriga koostöös teinud osad oma originaalfilmid ja sarjad kasutavad seda heli niimoodi, et see on automaatselt sees ja kui sul on siis suvaline stereoseade, vahet pole, kas ta on telefon, on ta telerikõlarid, on ta kõrvaklapid, siis ta peaks tekitama märgatavalt parema ruumilise heli efekti ja inimesed, kes seda on kuulanud, kes nagu saavad vahest aru, oskavad öelda, et on väga hea. Mina proovisin ja mulle tundus, et oli nagu üsna kõrvaklappidega üsna hästi ümbristes küll, aga vaata ei ole seda võrdlusmomenti, et kui ta oleks nagu võimalik ka välja lülitada, siis ma saaks teada, kas tegelikult see efekt on nagu hea, kuna ta on kogu aeg sees, siis ei oska öelda, kuidas ta ilma kõlaks, eks ole, et selles mõttes on keeruline. Jah, head ruumi tahab saada ja kui võrdlust on, aga need erinevad surround'i lahendused on nii väga heaks läinud tegelikult. Just, ja mulle tundub, et see nagu eesmärk või miks ta mind nagu paeldus on see, et võib-olla just kõrvaklappidega kuulates on tavaliselt probleemi surroundi saada, eks ole, et seal ta võib-olla tekitab nagu sellise päris hea efekti. Ja kus seda saab,
kõiki filmesarju, millel see on, siis piisab sellest, kui Netflixi äpis panna otsingusse lause Spatial Audiost, näitab kõik asjad, tuleb järjest juurde, praegu on Witcher on populaarne asi, eks ole, Stranger Things 4. hooaeg ja tegelikult seal on paarkümmend on praegu hetkel neid asju, milles siis see uus heliformaat on toetatud, aga eks need tuleb nagu aja jooksul kõvasti juurde, see on nagu selline esimese nädala valik, aga kindlasti tekib neid veel. Saavad selle asja ilusti tööle, vaatavad toimib ja siis lastakse ka vanemate asjade audiod lastakse üle ja saad kuulata vana asja uuesti läbi ja natuke teistmoodi. Kuuled su round heliluselt. Just. Ja teine asi, mis on helisse puutuv, on see, et tuli uus Bluetooth standard, mis teeb siis lähitulevikus juhtmevabad klapid ja kõlarid veel paremaks, ehk siis ta lubab kahte asja, et esiteks on see, et ta võtab vähem voolu, ehk siis kuulate klappidega muusikat või mida iganes mingit heli, siis nii see seade, mis seda heli tekitab, eks telefon tõenäoliselt või arvuti või ka klapid aku kulub vähem, eks ole, kuna võtab vähem energiat. Ja teiseks on siis see, et heli kvaliteet on parem, kuna seal on tavalise klassikalise ja paarkümmend aastat vana koodeki asemel nüüd täiesti uus, mis peaks olema kõvasti efektiivsem. Tegelikult neid erinevaid koodekeid on Bluetoothil ka teisi, Apple kasutab erinevaid ja Sonyl on Androidis kasutus LDAC, Sony Endoma ja Apet-X on Qualcommil, läheb juba keeruliseks, juba selliseks, palju variante on, aga need on ikkagi see, et sul peab see seade peab seda toetama, aga nüüd selle eeliseks on see, et see on standard ja kui see tuleb, ma arvan, et mõne aasta pärast on absoluutselt kõigil uutel Bluetooth seadmetel see sees, mis tähendab seda, et vahet pole, mis seadme sa ostad, see hakkab tööle, eks ole, ja täpselt samamoodi on siis, peab see tugi tulema ka seadmetesse, Windows 11-sse ma saan aru, et on see planeeritud, Android 13-sse tuleb see sisse ja ma ei oska öelda, mida Apple teeb, aga kuna Apple on seal Bluetoothi standardi nii-öelda väljatöötajate hulgas hoiab siis sellist üsna kõrget positsiooni, siis kindlasti tuleb see ka Apple seadmetesse mingil hetkel. Üks asi veel, mis on nagu eriti huvitav, mida ta teeb, see uus standard on siis Bluetooth heli broadcast, ehk siis selline ühest allikast võimalik saata välja mitmetele seadmetele, ehk siis kui sul on mitu paari korraklapp, näiteks mitu inimest vaatab korraga telerit või kuskil nemad tõid ise näitena selle, et kui sul on jõusaal, kus on telekas ja sealt mängib midagi, saad suunata erinevate klientide korraklappidest, et see põhimõtteliselt nagu wifi, et sa otsid üles selle seadme poolt tekitatava võrgu, ühendad sinna ja kui see on privaatne, siis paned mingi koodi, mida sulle kuskilt pakutakse sisse, et võõrad inimesed saaks ligi, eks ole, ja põhimõtteliselt saad saata piiramatus arvu väidetavad siis vastuvõtjatesse selle heli. Praegult siis on, ma tean, et Samsungi telefonil vist on see 2 seadet korraga saab järgi olla. Ja see on multipoint, eks ole. Just, et see on tegelikult asi, mis näis jabraklappide puhul mulle väga meeldib ja osadel seda veel ei ole. Aga see on nagu eriti huvitav. Ja teine asi, mis tegelikult on ka olemas, aga vähestel tootjatele, mida nüüd saab, ma tean, JBL on, Jabral on ja muidugi Apple'il on see, et sa saad kumbagi klappi eraldi kasutada, ühe jätad karpi ja teise võtad ja kasutad nagu ühte klappi, kui sa ei kuule võib-olla muusikat, aga tahad mingit audiot või podcasti kuulates, võib-olla mõlemad klappi vaja, et nüüd see tuleb ka standardisse, et kui vanasti oli Bluetooth täis juhtmevaba klappidel niimoodi, et signaal tuli ühte klappi ja siis üks klapp saatis teise klappi signaali edasi, et siis nüüd mõlemad klapid ühenduvad selle allikaga otse, mis tähendab seda, et neid saab ühe kaupa kasutada ja võib-olla siis selle võrra nagu poole võrra kestvust, eks ole, pikendada, et üks on kõrvas ja teine samal ajal laev ja pärast vahetadeks. Aga et seda oli ka siis väga vähestel tootjatel ja sa pidid seda ikkagi tegelikult otsima taga, et oleks konkreetne toode, mis seda toetab, et siis nüüd ta tuleb standardisse ja saab olema kõigil ja see probleem on just selles, kui kallimate hinnaklassidega sellised tuntumad tootjad võib-olla suutsid nagu ja tahtsid neid asju juba varem ise teha, eks ole, siis lihtsamad odavamad tooted, kes kasutavad nagu standardlahendusi, nende puhul on sellised eri ja häid omadusi ei leidnud, siis nüüd on see nagu, kuna see on standardis sees, siis hakkab olema ka absoluutselt kõigil teistel asjadel peal. Ja loomulikult, kuna see on uus standard, siis ei ole teada täpselt väga palju, millele ta tuleb ja kas tuleb, tegelikult on võimalik, et mõned tootjad teevad sellega tarkvara uuendusega ära, eks ole, et annavad ka olemasolevatele selle uue standardi toe. Ainuke asi, mida me teame, kes on öelnud, et see tuleb, et nende seadmetele on siis Sony, kelle LinkBuds S, viimased need kõrvasisesed turvajärjes klapid, nendel on juba nagu andmetes kirjas, et toetab ja vajab tarkvara uuendust. Just. Ehk siis Sony on esimene, kes selle nagu on välja öelnud, et nende olemasolevad mõned tooted ka saavad tarkvara uuendusega selle toe.
ja kui Sonyst juba räägime, siis räägime tegelikult ka võib-olla sellest, et Sony tutvustas oma esimesi monitore ja ühtlasi ka arvutitele mõeldud headset peakomplekte, et siiamaani on Sony teinud telerid aastaid ja samuti ka siis PlayStationi jaoks peakomplekt, eks ole, aga nüüd nad siis on otsustanud minna ka vallutama arvutimaailma, mis on nagu mõnes mõttes loogiline, et natukene Microsoftile vastu saades, tegelikult nad on ka teinud, just mõni aeg tagasi me rääkisime, et huvitav, et seni PlayStation eksklusiiv olnud Spider-Mani mäng tuleb arvutitele, eks ole, mis on nagu Sony omandus oleva stuudio poolt tehtud. Ja et nad üritavad ikkagi sinna arvutimaailma ka sisse saada ja nüüd siis nagu selle monitoridega samamoodi, et kuigi ta on nii disaini poolest kui ka nagu ühilduse poolest ideaalselt ühildub PlayStation 5-ga, siis tegelikult töötab ta väga hästi ka igasuguse suvalise arvutiga, need peakomplektid samamoodi, et nad kõigile mänguritele sobivad, kes kasutavad ka arvutiteks. Kõigile mõeldud ikka. Just, ja uus bränd siis on Sony InZone, mille nime alt neid asju toodetakse. Monitor on Sonyle omaselt väga ilus ja üsna kallis, soovituslik müügihind on 1099 €, see on siis 27 tolli 4K, eks ole, ja 144 hertsi. Ja loomulikult on tulemas NVIDIA G-Sync ja PRR ja kõik sellised tänapäevased tehnoloogiad, mis peaksid ühel korralikul mängurimonitoril olema. Ja lisaks tuleb natukene soodsam 1080p ja 240 hertsi väärtusrakendus sagedusega ekraan, aga see monitor siis, aga see tuleb ilmselt siin jõuluks, et praegu veel nad ei ole hinda isegi öelnud. Ja 3 erinevat siis headseti ka, et headseting on selles lihtne, et Sonyl on tegelikult olemas ja suur kogemus nii selle PlayStation headseti tootmise kui ka tegelikult kõrvaklappidega, eks ole, et seal neil väga kaugele ei ole vaja minna nii-öelda oma teatud tuntud teest välja, et seda hästi teha, eks lihtsalt panna sinna olemasolevate klappidele mikrofon külge ja põhimõtteliselt ongi valmis. Ja natuke teistmoodi disainida mängurima. Ja. Just, ja tegelikult see üks juhtmeta variant meenutabki natukene seda XM5 kõrvaklappi oma vähemalt selle pea toe kuju poolest, et väga sarnane on. Ja aku kestab kuni 32 tundi, mis on nagu täitsa okei, ja samuti on siis arvutile mõeldud tarkvara, millega saab ruumilist eri reguleerida ja muid selliseid asju teha, nagu tänapäevasel korralikul PC headsetil vajalik on, eks ole. Tippklassi klappid on, jah. Ja lisaks on siis üks selline lihtsam ilma ürasumutuseta juhtmevaba variant ja lisaks on siis üks juhtmega variant, mis on selline 100 € hästi tavaline lihtsalt Sony oma ja Sony värvides või ütleme PlayStationi värvides võib-olla, et väga mustvalge või valge kombinatsioon. Jah. Just. Hinnaklassid on tegelikult isegi hea, see H9, mis talle tipp on kuskil seal 300 € juures, H7 250 € ja H3 jah, see kõige lihtsam oli 100 €. Huvitav on näha, et tuleb ka siis ikkagi nagu Sonylt asju, mis ei ole sirgelt ainult PlayStationi jaoks mõeldud, kuigi nad sobivad ka PlayStationile, aga on ka nagu arvutimängurid on oodatud Sony maailma. Täitsa põnev. Räägime vahepeal ka sellest, et kes on julge ja kasutab Apple'i seadmeid, siis nüüd on väljas iOS 16 beta, iPadOS 16 beta, WatchOS 9 beta ja macOS uus beta, nii et kõik, kes tahavad, saavad endale uue tarkvara installida, praegu natuke toores, et võib-olla kes tahavad, et telefon või kell oleks hästi stabiilne ja selline töökindel, siis võib-olla ei maksa betat proovida, kui teil on mõni teine telefon sahtlis vedelemas või siis olete hästi julged, siis võib seda teha, et iOS-i betas on ju, nagu me oleme siin varem rääkinud, hästi palju päris ägedaid uusi asju, eriti see uus lukustusekraan, kus saab muuta fonte ja panna siis pidinaid, mis näitavad erinevaid infot, eks ole, samamoodi nagu kella peal saab lisada ja kellal on minu arust eriti palju uut, eks ole, just need igasugused uued spordifunktsioonid, siis, mis on väga sellised, ma ütleks, et näitavad ikkagi seda suunda, et Apple soovib ilmselgelt nagu selliste Garmini ja tõsiste spordikelladega kõigile ikka korralikult kõigile konkurentsi pakkuda, sest praegult ju ka, kui ikkagi inimesed poes käivad, kes niiseks tõsiseks sportlaseks ennast peavad või tahavad hakata või teevad või on juba, siis valdavalt küsitakse kohe Garmini kella, sest sellel on kogu see info seal peal ja vastupidavus, kõik, mida seal teha saad oma nende kestvustrennidega ja pikkade trennidega, siis väga, enamus juhul küsitakse kohe Garmini kella. Just, ja siit me võib-olla saamegi kohe ka rääkida seda, et tegelikult ikkagi käivad kuulujutud, et Apple soovib tuua sügisel müügile ka siis sellise otseselt Garmini või spordikelladega võistleva oma spordiversiooni, mis on siis tugevama korpusega ja natuke suurema ekraaniga, ilmselt veidi parema akuga.
et noh, nendel inimestel, kes on suured Apple Watchi fännid, aga tahaksid, et oleks rohkem sportlikkust, võib-olla on isegi olemas siis võimalus, mida kasutada, aga samas Garmini ja Polari ja Suunto selliste eeliseks jääb ikkagi ka sellisel juhul see, et nende aku kestab omajagu kauem kui Apple Watchil, et kui Apple Watchil kestab see aku kuskil no ikkagi isegi see suurema aku ja suurema korpuse puhul ma arvan, et maksimaalselt 1,5–2 päeva, eriti kui sa trenni teed, siis muidugi pead seda peale trenni õhtul laadima, kui sa oled kuskil maratoni sõidad või rattaga sõidad pikemate maad, eks ole. Aga noh, et Garminil ikkagi kestab ta ka sellisel juhul mitu päeva. Aga vähemalt on olemas võimalus, eks me sügisel siis näeme, et kas need kuulutud ka tõeks osutuvad, aga praegu igal juhul, kes julgeb ja soovib, saab neid Watchos 9 erinevaid uusi võimalusi proovida, kus on siis need igasugused spordifunktsioonid olemas ja minu jaoks kõige põnevam on see, mida ainult Apple praegu teeb, eks näeb, kui hästi seda teeb, et vast ilmselt tulevad esimesed ülevaated ka selle beta põhjal, on siis see, et ta mõõdab running power'it ehk siis jooksu võimsust, ehk siis palju sa energiat kulutad reaalselt ja teistel, näiteks Garminil ja Polaril käib see niimoodi, et sa pead kasutama kas vastavat pöörihma või siis sellist vidinat, mis tossu külge käib, siis Apple Watch mõõdab seda ainult randme pealt, ainult kella liikumise põhjal. Et ilmselt seal peab olema väga tugevalt tehtud mingisugune tehisintellekti põhine analüüs selleks. Jah, väga täpselt peavad olema kasutaja andmed sees. Just, kui see väga hästi töötab, siis on asi, mida Garmin ja konkurendid peavad nagu väga hoolega jälgima ja üritama järgi teha, sest et tegelikult see on eelis, kui sa ei pea lisaks veel 100 eurot maksma lisavidina jaoks, vaid sa saad selle olemasoleva kellega selle kõik ära teha, need olulised mõõtmisandmed kätte saada. Kas Apple on varasemalt andnud ka need iOS-ed beetana välja? Jah. Ma pole üldiselt on. Tähele pannud. Selle aastal lihtsalt on rohkem, ta paar aastat või 3 aastat vist on teinud seda, et kõik saavad nüüd nagu alla, vanasti oli see, et oli mõeldud ainult arendajate, sul pidi olema arendaja konto, mis maksis raha, siis nüüd on see, et sa lihtsalt ütled, et jah, ma olen nõus ja ma tean, et ma olen ise süüdi, kui midagi valesti läheb. Noh, sealt tuleb tõenäoliselt kõige paremat tagasisidet, tuleb see, kui ta annab niivõrd suurele no, see täpselt samamoodi vaata nagu Microsoft Windowsi puhul, eks ju laseb ka ju Windows 11 lasi päris pikalt testida, nüüd laseb samamoodi neid beta versioone testida inimestel. Et selles mõttes on see jah, nagu üsna hea tagasiside baas, et ja teades Apple'i fänne, siis ikka päris paljud selle betaga endale sinna peale panevad, nii et ilmselt jah, nad teevad ka seda, et nad kindlasti ei tee neid betasid sellisena, et see oleks nagu jah, katki või poolik, vaid nad ikkagi annavad selle välja siis, kui nad on ise testinud ja veendunud, et seal midagi väga hullu katki ei ole, eks ole, et ta on ikkagi kasutatav. Töötav asi, aga mingite võib olla väikeste küsimärkidega. Just. Ja no üks uudis, mis on veel võib-olla siis selline natuke teisest vallast, aga näitab seda, kui me ennem siin rääkisime, et telefonid teevad järjest paremat pilti ja meil tulevad telefonidest juba sama suured pildipüüdjad, kui on kompaktkaameratest, siis Nikoni puhul on kuuldu jutt, mis ei ole veel tegelikult kinnitatud Nikoni enda poolt, aga Jaapani meedia väidab, et Nikon kavatseb lõpetada peegelkaamerate tootmise, et Nikon on olnud üks suurimaid peegelkaamerate tootjaid. Nad on küll teinud ka järjest rohkem hübriidkaameraid ja kas näitab seda, et selliste kaamerafirmade tulevik on ikkagi just hübriidkaamerad. Nikonil muidugi on ka igasuguseid teisi asju, mida nad toodavad, binoklid ja optika ja muud sellised asjad, eks on meditsiiniseadmed, aga kaamerate tootmine, mis kunagi oli neil nagu põhiäri, tundub, et hakkab vaikselt siis minema sinna ikkagi kaotavad seda turgu telefonidele ja ilmselt suurt ja rasket eraldi plõksuvat päästikut kasutava peegelkaamerat ilmselt väga palju enam kasutada ei taha, isegi profid, et minnakse ka seal hübriidkaameratele üle ja tegelikult seda ju näitab ka see, et Sony on seal turul nagu võtnud kõvasti teistelt turgu ära, eks ole, et Sony hübriidkaamerad ja Panasonic samamoodi, et sellised klassikalised elektroonikatootjad pigem kui kaameratootjad. No hübriidid ju kasutavad ka juba samamoodi nagu profikaameralt tulnud on kunagi toiline sensor. Just. Ja need esimesed mountid nii-öelda, ehk siis kinnitused on ju juba sellised, et nad saavad kasutada põhimõtteliselt kõiki peegelkaamerate objektiive. Et kaamera ise lihtsalt on väike, et suurepärast pilti aitab sul ikkagi teha seal ees just see optika, väga hea optika ja selle optika kasutamise oskus. Just. Kaamera võib olla pisike, et tõenäoliselt selle pärast sinna hübriidi suunda minek on. No täpselt, et pole vaja nii palju materjali kulutada ja tegelikult selle peegli tegemiseks, sinna selle prisma sisse panemiseks, see võtab nagu päris palju, teeb selle kaamera kallimaks, eks ole, kui võiks olla, et tänapäeval on tehnika piisavalt arenenud, et hübriidkaamerad teevad sama head, kui mitte paremat pilti, nii et miks siis seda peegelkaamerat jätkata ja Canon on juba otsustanud tegelikult siin eelmise aasta lõpust, et nad lõpetavad ära sellise kõige kallima otsa
peegelkaamerate tootmise, nii et nüüd on siis järg Nikoni käes, et ilmselgelt varsti me näeme, et peegelkaamerat meil enam ei ole, või ongi kõik, mis on nii-öelda päris kaamerad, on siis hübriidid või siis kompaktid, eks ole. Võib-olla jäävad mõned sellised eriti spetsiifilised stuudiokaamerad, Hasselblad või sellised, eks ole. Need jäävadki sellistele kallima kaamera just. Kasutajatele jääbki just sellised ja väga, väga kõvad nimed ja Hasselblad on siin väga hea näide. Just. Ja lõpetuseks rubriik sellest, et mida uut ägedat on müüki saabunud, asi, millest me oleme siin ka varem rääkinud, aga nüüd on siis 15. juunist on müügil, enne seda saab ette tellida ja mis on nagu üle tüki aja üks nagu suur hüpe edasi on siis Apple'i MacBook Air, selle aasta mudel M2 protsessoriga on müügil ja oleme sellest küll varem rääkinud, aga siin on ikkagi nagu lisaks sellele, et on uus protsessor ja loomulikult ta on juba laos. Tegelikult on suur edasiminek võrreldes eelmise Airiga, kuigi hind on ka tõusnud, aga inflatsioon on ka meil, eks ole, aga ekraan on kõvasti parem, et nüüd on tal siis nii-öelda klassikaline Apple'i kulm, ehk siis ekraani raamid on läinud kõvasti õhemaks ja eredus on läinud kõvasti suuremaks. Ja loomulikult täiesti uus disain on meenutab veidi MacBook Pro'd, eks ole, jah, et on selline kandilisem. Ja mis muidugi kõigile väga meeldib, siis MagSafe on tagasi. Ehk siis juhe on jälle turvaline ja magnetiga. Ja. Ehk siis, kes tahab uut MacBooki osta, siis MacBook Pro M2 protsessoriga tuli meil juba varem müügile, aga Airi tegelikult väga oodati ja nüüd on siis Air saadaval ja seda on võimalik osta. Mina väga soovitan ja loomulikult, kellel ei ole nagu sellist kõige-kõigemat vaja, siis tegelikult tuleb öelda, et ka see omajagu soodsam, aga eelmine MacBook Air on ka tegelikult ikkagi selle raha eest nagu väga hea masin, sest et sellise 1200 või isegi alla euro eest M1 protsessor on ikkagi jätkuvalt selliseks aktiivseks tööks ja kauakestva aku jaoks ilmselt ega see konkurent ei ole. Ideaalne valik, jah. Just. Aga sellega me tõmbagi selle uudiste saate kokku ja räägime teiega uuesti järgmisel nädal. Meie täname kuulamast.